Vaatame siin edasi ka konkreetselt seda, milles me oleme ja natuke ka teisi pühasid, siis on kõige olulisemaks märksõnaks on see, et Heebrea kalender erineb meie omadest. Veel kord tänu sellele, et arvestatakse nii kuu kui päikese liikumist. On huvitav, et näiteks kristlastel, kui me räägime nüüd pühapäevast, mis on tegelikult, inglise keeles on Sunday, see tuleb päikese päev. See tegelikult seati sisse 4. sajandil Nikea kirikukogu ajal, keiser Konstantinuse ajal ja püha päev seati sisse tegelikult kui päikese kummardamise päev. Moslemite püha taevaseks elemendiks on kuu. Moslemitel käib kõik ainult kuu järele. Ja huvitav on see, et juudid ja Heebrea kalender, ehk siis tegelik päris Jumala kalender on see, mis ei kummarda ei ühte ega teist, vaid võtab arvesse mõlema liikumise, nii päikese kui kuu liikumise. Ja sellepärast me olemegi nüüd sellises teises või siis õigemini Jahvee enda poolt seatud pühas aastas, mis algab Avivi kuuga ehk siis Nisani kuuga. Ja ta seadis selle kuu alguseks tänu ühele väga suurele olulisele sündmusele, nimelt oma rahva väljaviimisele Egiptusest. Ja sellepärast on see uus aasta, mis algab Avivi kuus, on piibellik uus aasta. See, mida tähistatakse Iisraelis siis septembri lõpp, oktoobri algus, see on tegelikult nõndanimetatud tsiviilaasta, millega siis arvestatakse igasuguste nii-öelda eluliste asjade ja tegevuste algust. Aga läheme siis terminoloogia juurde. Üks moment, ma tahtsin alustada siin natukene. Nii, nüüd on ühe asja, mis ma olen unustanud teha. Ma tahtsin seda teha slideshow'na, aga ma ei tea, kas see mul nüüd õnnestub, sest ma olen ära unustanud märkida. Ära olen unustanud märkida mõningad asjad. See on siis Jumala nimi, Jahvee. Veel kord, kuna heebrea keeles tegelikult puuduvad vokaalid, siis need vokaalid on sinna juurde mõeldud. Kõige pühamad tähed heebrea keeles on need, mida te näete. See väike koma, see on juud, hei, vav, hei. Selle sama tähega algab sõna Yeshua. Selle sama tähega algab sõna Yerushalayim, Jerusalem. Selle sama tähega algab ka sõna Yeshua. Siin me nüüd näeme Jahvee Elohim. Elohim, see on see nimi, mille Jumal andis endale aegade algusest peale. Ta ise ütles, esimene Mooses, esimene raamat, mina olen, kes olen, mina olen looja. Ja Elohim on siis sõna mitmuses. Ja see tähendabki tegelikult Jumala kolm ainsust. Isa, poeg ja püha vaim. Yeshua tähendab pääste, lunastus. Ja ka öeldakse Jahshua, ehk siis Jahvee on meie pääste. See on täiesti eraldi omaette teema, mis puudutab Yeshua nime. Kuid ma tahaksin lihtsalt lühidalt veel kord öelda, et see on nimi, mis tähendab midagi. Nimi Jeesus ei tähenda mitte midagi. Selle nime on pannud oma pojale kõige väeline maa ja taeva looja. Isa. Ja kui isa paneb lapsele nime, siis tegelikult ei ole mitte kellegi õigust seda nime muuta. Mitte kellegi. Peale isa enda. Ja samamoodi, kui nimi on pandud, siis on ta igas keeles täpselt see sama nimi. Mina olen Eha eesti keeles, inglise keeles olen Eha, soome keeles olen Eha, heebrea keeles, seal on natuke raskusi, kuna puuduvad vokaalid. minu nime jaoks jätkub ainult ühest konsonandist ja see on hei. Aga see,
mida on tahetud öelda, on, millest räägib ka Matteuse evangeeliumi 1. peatükis, kui ingel ilmub Joosepile. Siis ta ütleb, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sellepärast et temast sünnib Jumala püha. Ja sa pead temale nimeks panema Yeshua, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Jeesus tegelikult tuleb kreekakeelsest nimetusest Zeus. Tol ajal, kui üha rohkem paganaid tuli päästele, tuli Yeshua tundmisele, tuli Messia tundmisele, siis selleks, et seda nime vastuvõetavamaks muuta kreeklastele, valiti üheks variandiks Jeusous, ehk siis Jeesus tuleb sõnast Jeu-Zeus, kõige kõrgem Jumal Zeus. Aga Zeus on kõige tavalisem päikesejumal, see on ebajumal. Ja väga paljud Zeusi lapsed, pojad, tütred, nendel on täpselt samamoodi see juur selles nimetuses sees. Nii et Jeesus, Isus, Jesus, tegelikult on selle juur paganlik, Jeu-Zeus. On olemas Egiptuses ka ebajumalannad, Isised. Astarte on üks nendest, kes on Zeusi tütar. Ishtar on heebrea keeles või on kreeka keeles, aga eesti keelde on ta tõlgitud, kui te loete, siis eesti keeles on ta Astarte. Et Baalid ja Astarted olid tuntud ebajumala kujud, keda kahjuks ka Iisraeli rahvas kummardas. Toora. Kui me nüüd räägime Piiblist, siis tegelikult 2/3 sellest raamatust on nii-öelda Vana Testament. Tegelikult on Vana Testament asendatud nimi. See ei ole Vana Testament, ehk siis ei ole ka Uut Testamenti ega Vana Testamenti. Sellepärast, et meiega ei sõlmitud testamenti, vaid meiega, juudi rahvaga ja selle läbi ka kõikide teiste rahvastega sõlmiti leping. See on samamoodi paganiseeritud nimetus. Ja kui me räägime Toorast, siis need on esimesed 5 Moosese raamatut. Ja ülejäänud nii-öelda siis sellest Vanast Testamendist, ehk siis ma ütleksin, et see on heebrea pühakiri, vana esimene leping, mille tegelikult kreekakeelne sõna nimetus on Tanah või ka tegelikult heebreakeelne nimetus on Tanah, mis siis tuleb sellest tõh on Toora, ne on siis Neviim, mis on prohvetid, Ktuvim on siis kirjutised. Ja see ongi 5 Moosese raamatut, prohvetid, nii väikesed, suured kui ka kirjutised, mis siis hõlmavad endas tegelikult nii laule, õpetussõnu kui ka selliseid raamatuid, mis ei kuulu otseselt prohveti kirjutiste alla. Ruach Elohim, Ruach HaKodesh. Ruach on siis vaim ja Kodesh on püha. See on Jumala vaim, Elohimi vaim. Ruachit kasutatakse ka heebrea keeles sõnana tuul. Tuul? Jah. Jumala hingus on samamoodi ruach, kuid tegelikult on see sama. Echad. See on nüüd see sõna, mis tegelikult tähistab Elohimi Jahve olemust kõige paremini. Mitte üheski teises keeles ei ole olemas seda sõna sellisel kombel, mis on ühtlasi mitmus ja ainsus. 5 Moosese 6. peatükk, 4. salm ütleb Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Kuula Iisrael, Adonai, issand, sinu Jumal, issand on üks. Echad on üks, aga seda tegelikult ei saa päris õieti väljendada, sellepärast et Echad ei ole otseselt üks, vaid ta on terviklik. Ta on mitmus ainsuses.
Ja oluline on see, et see on jagamatu. Me ei saa eraldada Jahveed loojat, Elohimi, pühast vaimust, Ruach HaKodeshist, ega Jeshuast Messiast. Need kõik kolm on üks. See on üks tervik. Neil ei ole lahkmeet omavahel. Nad ei mõtle erinevaid asju. Neil ei ole ka nii-öelda erinevaid teenistusi, nagu meile õpetatakse. Vaid igal pool, kus on isa, seal on poeg ja seal on püha vaim. Püha vaim ei saa rääkida mitte midagi, ilma et see oleks kooskõlas isa ja pojaga. Sõna ja vaim ei ole omavahel lahus. Sellepärast ei ole uut testamenti, mis on üles ehitatud pühale vaimule, ja vana testamenti, mis on üles ehitatud vanale Jumalale. Sellepärast, et seesama sõna, mis on uus leping, täpselt seesama sõna, on ka vana leping ja see on Toora ja see on Jeshua. Ja nüüd me läheme nende väga oluliste asjade juurde ja kõigepealt tutvume sellega, mis asi siis on üldse Moadim. 1. Mooses 1.14 ja Jahve ütles, saagu valgused taevalaotusse, eraldama päeva ööst, tähistagu need seatud aegu, päevi ja aastaid. Ja need seatud ajad ongi see sõna Moadim. Ja see sõna Moadim tähendab tunnistust andma, ilmutama. Ja Elohim nimetas valguse päevaks ja pimeduse ta nimetas ööks. Siis sai õhtu ja sai hommik, esimene päev. Ja Jahve nimetas laotuse taevaks. Siis sai õhtu ja hommik, teine päev. Ja siit me näeme, et on maailma algusest paika pandud see kalender, mis tähistab päeva algust päikeseloojanguga ja päeva lõppu päikeseloojanguga. Mitte päikesetõusust päikesetõusuni, mitte hommikust hommikuni, nagu meie kaasaegne kalender seda teeb. Ja kui me mõistame tegelikult selle Hebrea Jumala kalendri toimimist ja funktsioneerimist, siis väga paljud asjad Piiblist saavad meile selgeks. Mitte valesti mõistetud asjad ei ole mitte sellepärast, et me oleme rumalad, vaid need on sellepärast, et meile on pandud ette teise kangusega prillid. Kui mulle panda ette, see on mul +1 siin praegu. Kui mulle praegu panna ette mingisugune, ma ei tea, +3, siis kõike, mida ma loen, muutub hoopis teiseks. Ja tegelikult võiks seda nimetada, et kui meie, mina loodetavasti enam mitte, aga paljud meist ja tänapäeva kristlik kirik, kui loetakse seda sama Hebrea pühakirja, Piiblit, siis meil on valed prillid ees. Meil on ees Kreeka prillid, mitte Hebrea prillid. Meil on ees Kreeka kalender, mitte Jumala kalender. Ja väga paljusid asju on võimatu mõista, kui te ei mõista, kuidas on tegelikult maad ja taevad ja ajad paika pandud. Ja nüüd me lähemegi siis nende pühade juurde. 3. Moosese 23.1.2 ja edasi. Ja Jahve rääkis Moosesega üteldes, räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, Jahve seatud pühad, mis te peate kuulutama pühiks kokkutulekuid. Minu seatud pühad on need. 6 päeva tehtagu tööd, aga 7. päev on täielik šabat, hingamispäev, püha kokkutulek. Te ei tohi teha ühtegi tööd, see olgu issanda šabat kõigist teie asupaigust. Šabat on samamoodi üks eraldi teema. Osad meie hulgast on seda pidanud ja teavad, osad võib-olla mitte. Ma ei lähe sellesse praegu väga sügavalt, sellepärast et meie põhiliseks teemaks on praegu paasapüha. Aga lihtsalt lühidalt sellest rääkides peame ütlema, et see on üks neid pühasid, mis on kõige esimene, mis on loomisest paika pandud. 1. Moosese 2. peatükk, 1. kuni 5. salm. Pärast seda, kui Jahve oli loonud taevad ja maa, siis ta tegi seda hingas 7. päeval. Ta õnnistas seda päeva
ja ta seadis selle seaduseks kõigile inimestele maa peal, mitte ainult juutidele, mitte ainult Iisraelile, vaid kõikidele rahvastele maa peal. Ja see on kõige esimene ja kõige tähtsam püha, millest me üldse peaksime rääkima. Sellepärast, et see on seotud Jahve enda olemusega, tema loomusega. See on maailma loomise kord. See on tema iseenda sisemus. Ja ta on ka ütelnud, et selle pühaga kaasnevad, selle šabati pidamisega kaasnevad õnnistused. Jeshua tervendas šabati ajal. Tervenemised on sellega seotud. Johannes nägi ilmutust šabati ajal. Johannese ilmutus, see, mis on piiblis kirjas, selle ta näitas šabati ajal. Imeteod ja tunnustähed, vabanemised toimusid šabati ajal. Rõõm oli šabati ajal. See, et väidetakse justkui pühapäev on asendanud šabati, see on üks suur rasvane vale. See ei ole nii. Eriti, kui me läheme tagasi kalendri juurde, mille Jumal lõi. 7 päevaga lõi ta maailma. Ja siis ta hingas. 6 päevaga. Ja samamoodi see sõna šabat ise, see tuleb heebreakeelsest sõna sheva ja veel sama juurega sõnadest, mis tähendab tegelikult maha istuma, streikima. Mis tähendab hingamisse minema. Tema ligiolus olema. Ja see ei ole pühapäev. Ja 7. päev, kuna heebrea kalender, Jahve kalender, esimene päev on pühapäev meie ajaarvestuse järgi. Sellepärast, et kõik päevad, mida Jahve lõi, ta nimetas. Esimene päev, Yom Rishon, teine päev, Yom Sheni, 3. päev, Yom Shlishi, 4. päev, Yom Revi, 5. päev, Yom Hamishi, 6. päev, Yom Shishi ja siis tuleb päev, mille nimi oligi šabat. Ja siis hakkab otsast peale. Nii et pühapäeva ei ole võimalik asendada, või õigemini siis šabatit ei ole võimalik asendada pühapäevaga. Ja me jõuame ka selle teema juurde, ma näitan teile läbi terve uue lepingu kõiki neid kohti, milles on tegelikult süüdistatud Paulust, kes justkui õpetas, et šabatit tuleb pidada. Kus on räägitud, et tegelikult kristlik kirik, esimene kristlik kirik, kristlik, mis ei olnud tegelikult kristlik, sellepärast, et seal ei olnud ühtegi kristlast. Vaid see oli täiesti 100% juudi kogudus. Et nemad pidasid šabatit. Ja seal ei olnud mitte üheski kohas asendatud šabat pühapäevaga. Ja need on siis Jahve seatud pühad. Kokkutulekud, mis te peate välja kuulutama, nende seatud ajal. 1. kuus, see on see, kus me oleme. 14. päeva õhtul on paasapüha, issanda Jahve auks. Ja selle sama kuu 15. päeval on issanda auks hapnemata leibade püha. 7 päeva sööge hapnemata leiba. Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, kui te tulete maale, mille mina teile annan ja lõikate selle vilja, siis viige omal lõikusest uudse vihk preestrile. Siis lugege endile hingamispäevale järgnevast päevast. Päevast, mille tõite kõigutusvihu 7 nädalat, kuni 7. hingamispäevale järgneva päevani. Lugege 50 päeva. Räägi Iisraeli lastega ja ütle, 7. kuus 1. päeval olgu teil hingamispäev, sarve häälega meelde tuletatav püha kokkutulek. Aga 10. päev, sellest 7. kuus on lepituspäev. See olgu teile pühaks kokkutulekuks. Alandage siis oma hinged ja ohverdage issandale tuleohveri. Räägi Iisraeli lastega ja ütle, 15. seesama 7. kuu päeval olgu 7-päevane lehtmajade püha issanda jaoks. Selles me näeme kõiki heebrea pühi. Siin on kogu kalender olemas. Esimesed 3 püha, paasapüha, hapnemata leibade püha, uudse vilja püha.
Jeshua löödi risti paasapühal, ta pandi hauda hapnemata leibade pühal ja ta tõusis üles uudse vilja esmavilja pühal. 4. püha, see on Shavuot, nädalate püha, 4 püha. See on see, millest me lugesime, mis rääkis nädalatest, 7 nädalast ja 50 päevast. Kas ka 4 pühaks? Pentakost on see inglise keeles ja Pentakost tuleb ka tegelikult ladina keeles, sellepärast et Penta on 50. Ma ei tea, miks ta on eesti keele tõlgitud 4 pühi. Keeles on Dien Pidisjatnikov ehk siis 50. Tegelikult on siin mõeldud, Penta on 50. See oli see päev ka, mil püha vaim langes nende peale, kes ootasid Jeruusalemmast isa tõotust. 5. püha, trompetite või sarvepüha, samuti nimetatud ka kui Rosh Hashanah. See on nüüd siis see püha, mida tegelikult Iisraelis peetakse kui uue aasta algust, siis see tsiviilaasta nõnda nimetatud. See Rosh Hashanah saab oma alguse tegelikult maailma loomisest ja juudid hakkasid pidama tegelikult alguses seda uut aastat selle järgi, et Jahve lõi maailma, lõi esimese inimese, Aadama. Aga kuna Egiptusest väljaviimine oli Jahve jaoks nii võimas tegevus, nii väeline, nii muutev, nii sügav, siis ei saanud mitte midagi muud juhtuda kui see, et ta lihtsalt nimetas selle uueks aastaks. 6. püha, suur lepituspäev, heebrea keeles Yom Kippur. Vanas lepingus oli see päev, mil ülempreester läks korra aastas pühamatest pühamasse paika, et tuua lepitust iseenese ja kogu Iisraeli rahva eest. Tuues lepituseks veatu looma vere, mis kattis patud 1 aastaks. Kattis patud 1 aastaks. See oli süütu loomaveri. Tavaliselt oli see härg või jää. Toodi alati lepituseks 2 tükki. 1, kes läks patuohvriks, teine läks tapaohvriks. Ja 1 jääd, millega kõigepealt ta lepitas, selle verega ta kõigepealt lepitas ülempreester iseenda ja oma perekonna patud. Ja siis ta alles läks ja lepitas rahva patud. Ja teine nii-öelda jää oli see, kes oli mõeldud Azazelile. Te mõtlete, kes see Azazel nüüd on, aga Azazel oli siuke hübriid, üks mutant, pool inimene, pool härg, kes elas kõrbes. Ja Azazel on ka üks nende Jumala poegade langenud inglite inimese tütarde ristsugutisi. Sest et saatana eesmärgiks oli tegelikult inimese DNA ära rikkuda. Ja teine jääl lasti siis tegelikult kõrbesse Azazelile. Ja huvitav on, et meil eesti keeles on olemas sõna patuoinas. Seda teist härga nimetati patuoinaks, kuna ta lasti lahti kõrbesse. Ja sinna pea 7. on siis lehtmäede püha. See on Sukkot. Ja tegelikult need 4 püha või need 7 püha, need on need, mis näitavad meile kogu evangeeliumi täiust. Nad väljendavad kogu evangeeliumi täiust. Samamoodi need näitavad meile selle pruudi teekonda õhtusöömaajale. Veatu talle Jeshua õhtusöömaajale. Ja kui me käime nendes 7 pühas ja pühitseme neid, siis me tegelikult hakkame käima ühes imelises võidmises, ühes imelises ülistuses. See elu on hoopis teistmoodi. Kui me tegelikult käime nendes, me käime rõõmus, kiituses ja ülistuses ja tänus. Sellepärast, et iga see püha on midagi, kus Jahve ennast ilmutab. Sõna püha on kadosh. Ja tegelikult see tähendab seda, et meid eraldatakse. Pühadus tähendab olla eraldatud. Millegi jaoks, kellegi jaoks ja millestki või kellestki. See tähendab segunematut,
püha, puhast asja. Mitte natuke siit, natuke sealt. Natukene paganlusest, natukene budismist, natukene kreeka kultuurist ja natukene ka siit, piiblist. Vaid eraldamine tähendab seda, et Jahve eraldas oma rahva. See, et ta valis välja Iisraeli rahva, tähendab seda, et ta eraldas selle rahva. Ta pani oma kaitse. Pilvesammas päeval, tulesammas öösel. Rahvas oli kogu aeg eraldatud kõigest, nii kaua, kui nad käisid 40 aastat kõrges. Ja samamoodi on need pühad, need on eraldatud. Ta eraldab need meie jaoks. Nende kaudu ta eraldab ennast, et ta võiks nende pühade läbi ennast ilmutada. Neid suuri asju, mida ta on teinud. Ta tahab näidata, kes tema on. Ja sellepärast, kui me neid peame, siis me eraldame. Kas neid on lihtne pidada meie tingimustes? Jah, aga meil on valikud. Ja need on meie enda valikud. Ja ma usun, et kui me selle otsuse teeme ja selle valiku teeme, siis on seda võimalik. Muidugi 3 püha nendest, mida nimetatakse nõnda nimetatud palveränduri pühadeks. Ja selle eesmärgiks on see, et kõik meesterahvad pluss nende pered tulevad 3 korda aastas Jeruusalemma templisse. Ja need 3 püha on paasapüha. See on nädalate püha. Ja see on lehtmäede püha, Sukkot. Need on need 3 püha. Ja samuti räägib ka piibel meile sellest, et lõpuaegadel saavad need pühad kõik alles olema. Sellepärast, et kuna nende pühade kaudu tema ilmutab ennast, kuna ta eraldab ennast nende pühade kaudu, siis nad ei saa olla kadunud. Nad ei saa olla tühistatud. Isegi kui tänasel päeval osa neist on täidetud, vaatamata sellele ei ole nad tühistatud. Sest kõik see, mis on maa peal, kõik see, mille tema on andnud, on tulevaste asjade vari. Me kuulutame ette, me meenutame, me kinnitame, aga me ei jäta neid pidamata. Mattuse 5. peatükk 17-21 Jeshua ütleb, et ärge arvake. Ta teab juba, et me hakkame arvama. Miks ta muidu ütleb, ärge arvake? Ma ei ole tulnud tühistama ei Jumala sõna ega prohveteid, vaid ma olen tulnud täitma. Ja täitmine ei tähenda seda, kui ta ütles ristil rippudes, see on lõpetatud. Et kõik, nüüd on lõpetatud. Nüüd pole enam mingeid seadusi. Elage nagu tahate. Olge nagu sead, kui tahate. Sööge siga, kui tahate. Kõike võite nüüd teha. Kõik on lõpetatud. Mina olen hinna maksnud. Nii mineviku kui tuleviku pattude eest. Ma ei usu, et see nii on. Sest kui piibel räägib meile lõpuaegadest või lõpuajast ja ta räägib kohtumõistmisest, siis kohtumõistmine ei saa toimuda ilma selleta, et oleks mille alusel kohut mõista. Kui ei ole reegleid, siis ei ole võimalik kohut mõista. Kui kõik on lubatud, siis ei ole võimalik kohut mõista. Ja kui ta tuli tühistama, siis peaks olema tühistatud ka tapmine, varastamine. Peaksime kõik vanglad kinni panema ja igaüks teeb, mis tahab. See on samamoodi, ta ütles ka nende pühade kohta. Ma täitsin, aga ma ei tühistanud neid. Pühade pidamise vastu loomulikult ei meeldi see saatanale. Kusjuures saatana nimi ei ole muudetud. Kõikides keeltes on saatan. Lucifer. Kõikides keeltes on Buddha. Kõikides keeltes on Allah. Aga miskipärast Jeshua nimi on ära muudetud. Ja kes on siis see, kes tegelikult neid aegu tahab muuta? Ja see on ka väga huvitav, et üks nendest anti-messia esimestest tunnustest on see, et ta tuleb, kõneleb sinu
sõnu kõige kõrgema vastu ja piinab kõige kõrgema pühasid ja ta püüab muuta aegu ja seadust. Seesama sõna moadim, mida me ennem vaatasime. Ehk siis mille läbi tegelikult vaenlane saab tuua sisse antimessia vaimu, ongi aegade ja pühade läbi. Sellepärast, et meie elu mõjutab kõige rohkem see kalender, mille järgi me elame. Meie päevade järjestus, millal päev algab, millal lõpeb. Mis pühad? Kui te vaatasite eelnevas slaidis, siis kui palju nendest pühadest on meie kaasaegse kristliku kiriku kalendris? Üks ainult. 4 püha. Ei. Paasapüha. Aga sedagi me kohe vaatame, et see tegelikult ei lange kokku ei oma ajastuse ega ka selle traditsiooni järgi, mida seda pühat. Jah, 4 püha ka. 4 püha. Aga ülejäänud kõik puuduvad siin. Ja sellepärast ongi esimene asi, millest lahutati kristlik kirik, kui antisemitism hakkas võimsalt levima. Esimene asi lahutati kõigest, mis on seotud selle sama pühakirja kalendriga. Jumala seatud ajad ja ajastud. Nii et see on esimeses kuus, 14. päeva õhtul on paasapüha issanda auks. Ja selle sama kuu 15. päeval on issanda auks hapnemata leibade püha. 7 päeva söögi hapnemata leiba. Esimesel päeval olgu teil püha kokkutulek. Ühtegi argipäeva tööd ärge tehke. See on aasta esimene suur šabat. 7 päeva ohverdage issandale tuleohvri. 7. päeval on püha kokkutulek. Ühtegi argipäeva tööd ärge tehke. Ja nüüd selle šabatiga on veel üks oluline asi, et me teaksime, mis on toonud väga palju segadust selle sama nii-öelda ülestõusmispühade, lihavõttepühade, munade pühade arvestusse. On see, et šabateid ei ole mitte ainult üks. Üks on iganädalane šabat. See on see, mille pani paika Jahve Elohim maailma loomisest. Esimene Moosese, teine peatükk algusest, 1-5 salm. See on iganädalane šabat. Aga iga püha algab šabatiga ja lõpeb šabatiga. See tähendab seda, et kui on püha, mis kestab 7 päeva või 8 päeva, siis olenevalt sellest, millal see püha, mis päeval see algab, siis võib selle püha sees olla rohkem kui üks šabat. Ehk siis on olemas aastane šabat, iganädalane šabat ja iga püha, mis algab ja lõpeb šabatiga. Ja samuti, kuna Iisraeli lapsed olid tegelikult ka väga paljud hajunud ja selleks, et nende nii-öelda siis palverändurite pühadeks jõutaks kohale Jeruusalemma, kõik, kogu Iisrael, ka need, kes on väljaspool Jeruusalemma, sellepärast anti alati üks lisapäev juurde. See ei ole küll otseselt piiblis kirjas, aga see on traditsiooniks kujunenud juba läbi aastatuhandete, et tegelikult püha algas alati üks päev varem. Veel üks lisašabat. Selleks, et kogu Iisraeli jooks kohale ja et Jumala pärast mitte keegi ilma ei jääks. Ja samamoodi, kuna juudid on väga täpsed Jumala Jahve seaduste pidamisel, siis alati lisatakse aega, mitte ei võeta ära. Pigem tund aega kauem, pigem üks päev rohkem, aga mitte sekunditki vähem kui see, mida Jumal on paika pannud. Et see on tegelikult austust äratav traditsioon. Ja nüüd on see koht, kus tegelikult siis paasapühade ajal Iisraelis loetakse 2. Moosese raamatut 1-12 peatükini kaasa arvatud. Selleks, et mõista, mis siis toimus, mis siis tegelikult oli. Ja veel selline tähelepanek, et kui me räägime paasapühadest, siis siin tuleb see välja. 7. salm, esimesel päeval olgu teil püha kokkutulek. Ehk siis kõigepealt on esimeses kuus, 14. päeva õhtul on paasapüha issanda auks. Ehk siis nii, kui me räägime paasapühast, siis samamoodi kui jõulude puhul, mis on küll täiesti paganlik püha, ei ole tegemist terve 2 nädalat kestva üritusega. Kui me räägime jõulud, siis tegelikult on ainult jõuluõhtu, üks õhtu. Samamoodi kui me räägime paasapühast, siis on ainult üks õhtu
See on 14. avivi kuu õhtu, millal ohverdati paasatall ja seda söödi. Kõik ülejäänud nimetatakse hapnemata leibade pühaks. Et kui me räägime paasapühast, siis tegelikult paasapüha õhtu on ainult üks õhtu. Ülejäänud on kõik hapnemata leibade püha. Nagu siin on näha, 7 päeva sööge hapnemata leiba. Ja siin ta räägib samamoodi nendest šabatitest. Ma ei tea, kas meil jääb aega lugeda siin tervelt 12 peatükki Teise Moosese raamatut. Eriti kuna see on üks osa ka juutide traditsioonilisest paasa teenistusest, kus loetakse kogu see asi ette. Põhimõte on selles, et Teine Moosese raamat algab Moosesega. Sellepärast, et enne seda ei olnud Mooses, kuigi oli esimene Moosese raamat. Ja see lugu lühidalt seisneb selles, ma ei tea, kui hästi te tunnete piiblit, Teine Moosese raamatu 1. kuni 12. peatükini. See on see lugu Egiptuse orjapõlvest. Et ma jätan selle siiski teile kodus lugeda, kes ei ole väga teadlik kogu selle looga. Siin oli 10 nuhtlust, mida siis Jahvee saatis egiptlaste peale selleks, et nad annaksid oma rahva minna. Ja kõige viimane nuhtlus oli esmasündinute tapmine. Kõigi esmasündinute. Välja arvatud Iisraeli rahvas. Nad olid olnud Egiptuses orjapõlves ja nende orjapulli oli muutunud ja kibedamaks ja kibedamaks. Ja Mooses oli siis valitud. Pärast esimest 3 patriarhi oli Mooses esimene, kellele Jahvee oma nime ilmutas. Mitte ühelegi neist teistest ei olnud ta nii-öelda kirjalikult oma nime ilmutanud. Kuigi tegelikult kõik nad tundsid Elohimi loojat. Aga Moosesele ütleb ta, kuna vahepeal oldi ära unustatud, kes on üldse Jumal, kes on looja, kes on kõik vääline. Hakka siis pihta sealt, kui vaja. 12. korras. 12. Ühast sööma ja seadmine, eks ole. Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga Egiptuse maal öeldes, see kuu olgu teil esimeseks kuuks, see olgu teil aasta esimeseks kuuks. Rääkige kogu Iisraeli kogudusega ja öelge, selle kuu 10. päeval võtku iga perevanem tall, igale perele tall. Aga kui pere on talle jaoks väike, siis võtku tema ja ta naaber, kes ta kojale lähemal, vastavalt hingede arvule, kui palju igaüks jõuab süüa. Sellele vastavalt arvake neid talle kohta. Tall olgu teil veatu, isane, 1-aastane. Võtke see lammastest või kitsedest. Säilitage see enesele kuni selle kuu 14. päevani, siis kogu Iisraeli kogunenud kogudus tapku see õhtul ja nad võtku verd ning võitku ukse mõlemad piitjalga ja pealispuud kodadest, kus nad seda söövad. Ja nad söögu liha sel samal ööl tulel küpsetatult koos hapnemata leiva ja kibedate taimedega söögu nad seda. Te ei tohi seda süüa tooret või veed keedetult, vaid ainult tulel küpsetatult, pea, jalgade ja sisikonnaga. Aamen. 10. Te ei tohi sellest midagi üle jätta hommikuks, mis aga sellest hommikuks üle jääb, põletage tulega. Nii, teine lugemine. Ja sööge seda nõnda. Teil olgu ööl jalatsid jalas ja kepp käes. Ja sööge seda rohuga. Rutuga, jah. Nii väike tekst. See on paasatall Issanda auks.
see on suurem tükk, see on nii tükk enam. Mis number see oli? 12 on. 12, jah. Siis käin mina sel samal ööl Egiptusemaa läbi ja löön maha kõik esmasündinud Egiptusemaal, nii hästi inimesed kui loomad. Ja ma mõistan kohut kõigi Egiptuse jumalate üle. Mina issand. Aga veri olgu teile tundemärgiks kodadele, kus te asute. Kui ma näen verd, siis ma lähen teist mööda ja nuhtlus ei saa teile hukatuseks, kui ma löön Egiptusemaa. See päev aga jäägu teile mälestuseks ja pühitsege seda issanda pühana oma sugupõlvede kaupa, pühitsege seda igavese seadusena. 7 päeva sööge hapnemata leiba. Juba esimesel päeval kõrvaldage haputaige oma kodadest, sest igaüks, kes esimesest päevast 7. päevani sööb hapnenud, selle hing hävitatagu Iisraelist. Esimesel päeval olgu teile pühalik kokkutulek, samuti olgu 7. päeval pühalik kokkutulek. Neil päevil ei tohi teha ühtegi tööd, ainult mida iga hing sööb, üksnes seda valmistage. Te peate pidama seda hapnemata leibade püha, sest just sel päeval ma viin teie väeulvad Egiptuse maalt välja. Seepärast pidage seda päeva kui igavest seadust teie sugupõlvedele. Esimese kuu 14. päeva õhtul sööge hapnemata leiba kuni kuu 21. päeva õhtul. 7 päeva ärgu leidugu haputaignad teie kodades, sest igaüks, kes sööb hapnenud, selle hing tuleb hävitada Iisraeli koguduses, olgu võõras või maa väliselanik. Midagi hapnenud ärge sööge, vaid kõigis oma asupaikades sööge hapnemata leiba. Ja Mooses kutsus kõik Iisraeli vanemaid ning ütles neile: minge ja võtke enestele suguvõsade kaupa talled ja tapke paasatall. Ja võtke iisapikimbuke, kastke kausis olevasse verre ja määrige ukse pealispuud ning mõlemad piitjalka kausis oleva verega ja ükski teist ärgu väljugu hommikuni oma koja uksest. Sest issand läheb egiptlasi nuhtlema ja kui ta näeb verd ukse pealispuul ja mõlemal piitjalal, siis issand ruttab sellest uksest mööda ega lase hävitajat tulla teie kodadesse nuhtlema. Amen. Pidage see asi meeles ja olgu igaveseks seaduseks sinule ja su lastele. Ja kui te tulete maale, mille issand teile annab, nagu ta on öelnud, siis pidage seda teenistust. Ja kui teie lapsed teilt küsivad, mis teenistus see teil on, siis vastake, see on paasa ohver issand auks, kes ruttas mööda Iisraeli laste kodadest Egiptuses, kui ta nuhtes egiptlasi ja päästis meie kojad. Siis rahvas kummatas ning heitis silmini maha. Ja Iisraeli lapsed läksid ning tegid, nagu issand oli Moosesele ja Aaronile käsu andnud. Nõnda nad tegid. Ja see sündis keskööl, et issand lõi maha kõik esmasündinud Egiptuse maal. Aujärel istuva vaarau esmasündinust alates kuni vangi hulkas oleva vangi esmasündinuni ja kõik kariloomade esmasündinud. Siis vaarau tõusis öösel üles, tema ja kõik ta sulased. Ning kõik egiptlased ja Egiptuses oli suur hädakisa, sest ei olnud ainsatki koda, kus ei olnud surnud. Ja ta kutsus öösel Moosese ja Aaroni ning ütles: võtke kätte ja minge ära mu rahva keskelt, nii hästi teie kui ka Iisraeli lapsed ja minge teenige issandat, nagu te olete rääkinud. Võtke ka nii hästi oma lambad ja kitsed kui veised, nagu te olete rääkinud ja minge ja õnnistage ka mind. Ja egiptlased käisid rahvale peale, et nad kiiresti lahkuksid maad. Sest nad ütlesid, me sureme kõik. Ja rahvas viis ära oma taidna, enne kui see oli hapnenud. Neil olid nende leivakünad üleliietuse seotuida õlal.
Ja Iisraeli lapsed olid teinud Moosese sõna järgi ning olid palunud egiptlastelt hõbe ja kuldriistu ning riideid. Issand oli rahvale armu andnud egiptlaste silmis ja need nõustusid, nii nad riisusid egiptlasi. Ja Iisraeli lapsed läksid teele Raamsesest Sukotti ligi 600 000 jalameest peale väetimata laste ja ka hulk segarahvast läks ühes nendega ning puduloojuseid ja veiseid väga suur kari ja nad küpsetasid taignast, mis nad Egiptusest olid toonud, hapnemata leivakakkusid. See polnud ju hapnenud, sellepärast et nad Egiptusest välja aeti ja nad ei võinud viivitada, samuti mitte enestele teerooga valmistada. Iisraeli laste elamisaega, mis nad Egiptuses olid elanud, oli 430 aastat. Kui need 430 aastat lõppesid, siis just sel samal päeval sündis see, et kõik Jahve väe hulgad läksid Egiptuse maalt välja. See oli valveöö Jahvele, nende väljaviimiseks Egiptuse maalt. See on Jahvele kuuluv öö valvamiseks kõigile Iisraeli laste sugupõlvedele. Ja Jahve ütles Moosesele ja Aaronile, see on paasatalle seadus. Ükski võõras ei tohi seda süüa. Aga iga raha eest ostetud sulane võib siis süüa, kui oled tema ümber lõiganud. Majaline ja palgaline ärgu seda söögu. Ühes ja samas kojas tuleb seda süüa. Lihas ei tohi midagi viia kojast välja õue ja luid ei tohi sellel murda. Kogu Iisraeli kogudus pidagu seda. Ja kui su juures viibib mõni võõras ning tahab valmistada Jahveele paasatalle, siis tuleb kõik ta meesterahvad ümber lõigata. Alles siis ta tohib ligi tulla, seda valmistama ja on nagu maa päris elanik. Aga ükski ümber lõikamatu ei tohi seda süüa. Seadus on üks päris elanikele ja muulastele, kes võõrana teie keskel elab. Ja kõik Iisraeli lapsed tegid, nagu Jahve Mooses ja Aaronit oli käskinud. Nõnda nad tegid. Ja just sel samal päeval Jahve viis Iisraeli lapsed väehulkadena Egiptuse maalt välja. Amen. See on Jahve sõna. Ja siin 13. salmis tuleb ka välja selle sõna Pessah, on ta siis heebrea keeles. Selle püha nimetus on Pessah. Kui ta ütleb, veri olgu teile tundemärgiks kodade, kus te asute. Kui ma näen verd, siis ma ruttan teist mööda ja nuhtlus ei saa teile hukatuseks. See Pessah tähendab siis mööda minema, aga see ei tähenda mitte lihtsalt mööda minema, vaid see tähendab seda, et kõikidel nendel kodadel, kus oli veremärk peal, nendest ta läks mööda. Teistest ta ei läinud mööda. Ehk siis see tähendab valikuliselt mööda minema, vastavalt valikule. Valima, kellest minna mööda, kellest mitte minna. Keda hävitada ja keda mitte hävitada. Ja selleks märgiks oli veri uksepiitade peal. Ja 49. salmis. Seadus on üks päriselanikele ja muulastele, kes võõrana teie keskel elab. Siin on see sümbol esimest korda, mis räägib paganatest ja juutidest. Paganad külge poogitud Iisraeli õlipuu juurde. Üks seadus, üks toora. Isegi kui asjad anti esialgselt Iisraeli rahvale, aga see, mis ta siin ütleb, seadus ehk toora on üks kõigile. Ei ole mingit vahet tegemist.